Siin on käkikeerajate nädala ringvaade. Pärast seda joomaõhtut, kui me mängisime vanakuradile maha meie võimueliidi au ja väärikuse, me sauna taga enam täringuid ei veereta. Selle asemel selgitame teile aga ausalt ja väärikalt Eesti käkikeerajate telgitaguseid. Sel nädalal riigikogulased said eliidi väärilise matmispaiga. Euro kõigub ja Putinil näib olevat Eesti ülevõtmisega kiire. Hakkame pihta. Keskkonnaamet eraldas Riigikogu Kantselei nõudel metsakalmistule eksklusiivse matmispaiga tublidele riigikogulastele, kes on eluajal prestiiži ja jõukust kogunud ja kellel on vaja oma eliitseisus ka peale surma jäädvustada. Nendele riigikogulastele, kes ei ole endale veel igavest elu suutnud kehtestada või keda jumal pärast surma koos nende põrmuga kohe taevasse ei kutsu, on eraldatud surnuaia värava läheduses eriti prestiižikas metsakalmistu rajoonis nende kõrgele seisusele vastavad matuseplatsid. Esialgu eraldati kohad ainult 100, aga kui endiseid või praeguseid riigikogulasi suuremal arvul surema hakkab, võib matuseplatse ju alati juurde tellida. Võib arvata, et esialgu toimuvad juba varem vähem prestiisikatesse kalmistutele maetud riigikogulaste põrmude ümber matmised. Riigikogu Kantselei ei osanud esialgu öelda, millal esimesed matused toimuvad ja kes need esimesed on, kes manalast oma eliitsuse jäädvustamist metsakalmistule nõuavad. Selline rahvale meelepärane riigikogulaste austamine taastab lõpuks ometi ka Eestis toreda traditsiooni, mille kõrgpunkti saavutasid juba aastatuhandeid tagasi Egiptuse vaaraod oma püramiididest kalmuküngast ehitamisega. Ega meie esivanemadki palju alla ei jäänud. Kalevipojast võime lugeda, et Linda, kurba leskinaine, hakkas kive kandemaie haua peale hunikusse. Tahtis teha tunnis tähe, kus on Kalevite kalmu, kes see käiesse Tallinnas. Küllap nägi kalmuküngast. Seal Toompea mäel ongi meie võimueliidi mängumaa. Seal ongi tehtud selliseid tähtsad Eesti rahvale rõõmu ja rahuolu valmistanud otsused nagu eurotsooniga ühinemine ja pankroti äärel vaakuvate liitlaste abistamine. Vaaraod ja hiljem ka Rooma keisrid lasid teatavasti endid juba oma eluajal jumalateks kuulutada. Aga Eestis ei ole meie võimueliidi austamise kultuur veel nii kaugele jõudnud areneda. Samuti, kuna suurem osa rahvast ei suhtu religioonidesse küllalduse tõsidusega, ei ole kahjuks võimalik eeskuju võtta püha katoliku paavsti tavast paremaid inimesi pühakuteks teha. Oleks aga täiesti võimalik kehtestada riigikogulaste ja teiste võimueliidi liikmete jaoks aadliseisus. Kuna Eestis on ülihästi välja arenenud igasuguste medalite ja aumärkide annetamise kultuur ja Ärma Toomas ning ta eelkäijad on neid iga aasta jaganud sadade kaupa, oleks riigikogulastel imelihtne kehtestada seadus, mis tõstaks kõige läikivamate ordenite saajad samaaegselt ka aadli seisusesse. Täpselt tiitlite taksonoomia võib hiljem välja töötada, aga kohe võiks aadli seisuse tunnusmärgiks kasutada sõna va eesnime ja perekonna nime vahel, näiteks minister Jürgen Valigi või pullimees Aivar Varisalu. Eesti Käkikeerijate Liit soovitab eraldada tähtsate riigikogulastele eraldatud matusealast veel üks osa, mis oleks reserveeritud ainult aadli seisusesse tõstetud veelgi tähtsamate riigikogulaste jaoks. Nende jaoks võiks ehitada ka mausoleumid, kus tänulik Eesti rahvas saaks oma suurte juhtide balsameeritud surnukehade vaatamisest inspiratsiooni ammutada enese ohverdusteks, mis on vajalikud meie võimueliidi heaolu tagamiseks. Lihtrahvas peab vähemalt nii kaua pingutama, kuni algab aega, kus kõik piirud kahel otsal lausa lähevad lõhkendama. Ja Kalev tuleb Antsipi asemel oma lastel õnne tooma.
Eesti põlve uueks looma. Pole kahtlust, et euro kõigub, aga selle kohta, kas ta kukub päris kokku või jääb siiski püsima, samuti nagu võlakriisi tagajärgede kohta, on sama palju arvamusi, kui on eksperte. Prantsusmaa välisminister Alain Juppé väidab, et võlakriis seab kahtluse alla kogu Euroopa Liidu ja avaldab kartust, et see võib viia plahvatuseni Euroopa Liidus ja isegi relvastatud konfliktideni Euroopa kontinendil. Soome Ålandsbankeni esindaja Stefan Törnqvist avaldas arvamust, et euro kukkumise tõenäosus on 80%. Ta ütleb, et Euroopa Liidu kriisifondi ja Saksamaa raskused laenu saamisel on selged märgid selle kohta, et eurotsoon on lagunemas. Ta väidab, et euro kukkumine oleks saatuslik vaid Lõuna-Euroopale ja eurotsooni ametnikele. Soomes jääks tarbimine enam-vähem endiseks ja vaba kursiga mark hoiaks ka intressid samal tasemel. Soome tuleks oma valuutaga toime, arvab ta. Eesti krooni taastamiseks enam kattevarasid ei ole. Siis, kui osav 10 miljoni dollari tehingu sooritaja Siim Kallas Eesti panka kontrollis, parseldas ta maha kattevarana kasutatud 18 tonni kulda ja riigimetsad. Näib, et Eesti oma valuutaga enam toime ei tuleks ja see teebki meist eriti ustavad eurotsooni liitlased. Õnneks on meie võimuliit suutnud rahvale selgeks teha, et tunnustus, mis meile langeb võlakriisis siplevate riikide suuremeelse abistamisega, kompenseerib rohkem kui küllaldaselt meie lihtrahva majandusraskused. Ühes asjas valitseb ekspertide hulgas üksmeel. Kõik arvavad, et isegi siis, kui Euroopa Keskpank hakkab raha trükkima ja eurotsooni stabiliseerimiseks kokku ostma suurt hulka kriisiriikide võlakirju, süveneb majanduskriis. Eestlastele saab see ainult rõõmu pakkuda. Teatas ju meie geniaalne peaminister Andrus Ansip alles hiljuti, et sellises kriisis ta tahabki elada. Ega meie tublil võimuliidil probleeme polegi. Palgad ja hüvitised aina tõusevad ning nüüd on meil eriti hea aeg kinnisvara odavalt kokku osta. Juba siis, kui Ansip edukalt kasutas eurotsooni liitumist valimispropagandaks, selgitades, et see oli ta valitsuse suur saavutus, sai lihtrahvale selgeks, milline ettenägelik geenius ta on. USA-s on samuti üleliia palju riigivõlga, aga USA peab ikka veel ainult 2% intressi maksma oma võlakirjade eest ja ostjaid on küllalt. President Obama lubaski Euroopale toeks olla. Maailma finantsturgude likviidsuse tõstmiseks ta lasi USA keskpangal hakata teistele pankadele laenama dollareid 0,5% võrra odavamalt. Seda kena eeskuju järgisid kohe Kanada, Briti, Jaapani, Šveitsi ja Euroopa keskpangad. Isegi Hiina lubas oma pangareserve vähendada, et ergutada majandustegevust. Börsihinnad kerkisid kohe rohkem kui 3% võrra. Ega kõik see muidugi võlakriisi probleemi lõplikult ei lahenda. Euroopa hädalistel pankadel ei ole pikemas perspektiivis ikka võimalik oma kapitali suurendada ja laene anda, mis on vajalikud Euroopa majanduse päästmiseks. Eesti hästi tasutud Brüsseli eurokraatidel tasub igaks juhuks hakata ette valmistama kas hästi teenitud pensionipõlve nautimiseks või Toompeal uue tasuva ameti leidmiseks. Eesti käkikeerajate liit on veendunud, et vähemalt nii kaua, kui Eestis veel maksumaksjaid leidub, saavad kõik Eesti käkikeerajad seisuse kohast elu nautida. Isegi siis, kui kogu eurotsoon kokku variseb ja Ansip on Euroliidust väljaastumise oma suur saavutuseks kuulutanud.
Näib, et Vene kaasaegne tsaar Vladimir Putin on oma elutöö õilsaks eesmärgiks seadnud tema poolt varem mainitud 20. sajandi kõige suurema geopoliitilise katastroofi Nõukogude Liidu lagunemise tagajärgede leevendamise. Selleks on ta käsutanud oma kannupoisi ja ajutise asendaja presidendi ametis Dmitri Medvedevi ning oma aate ja koostöölepingu kaaslase Kalevite kantsi linnapea Edgar Purežin Savisaare agaralt tegutsema. Medvedev alustas arvamuse avaldamisega, et Venemaa peaks naasma nõukogude aegse rahva ühtsuse idee juurde. Meie riigis loodi nii nimetatud ühtset tervikut, nõukogude rahvast, ütles ta. Savisaar, keda kapo tunnustab Vene mõjuagendina Eestis, kutsuti Moskvasse loengut pidama Moskva linnaduuma esimehelt Vladimir Platonovilt tulevaseks tegevuseks juhtnööre saama ning arvatavasti ka varem nurjunud sularaha ülekandeid seekord korda saatma. Rahasüstid õigel ajal aitavad kindlasti kiirendada vene rahvusest Eesti kodanikel, tublidel nõukogude inimestel Eesti valitsemise sujuvalt üle võtta. Seda oskab kahtlemata kõige paremini korraldada nende rahvuskaaslane Eesti kõige kohanemisvõimelisem käkikeeraja Purežin Savisaar. Eriti kui teda Moskvast asjatundlikult juhendatakse. Aeg hakkabki selleks küpseks saama. Enamus Vene okupante, kes Eesti käkikeeramise institutsiooni looja Mart Laari juhtimisel põlistati pärast taas iseseisvumist alalisteks elanikeks, on nüüd koos oma järeltulijatega ja Lennart Nikolajevi lepingutega Eestisse põlistatud venelastega saanud Eesti kodakondsuse. Pärast esimest okupatsioonijärgset Riigikogu valimist on seetõttu valimisõiguslike arv kasvanud 40%. Venelastest Eesti kodanike arvu kasv järjest kiireneb, samal ajal kui kiireneb eestlaste põgenemine Eestist. On seetõttu ainult aja küsimus, kui venelased saavad praeguse Vene lähisvälismaa liita oma suure ja laia päriskodumaaga. Ja seekord täiesti demokraatlikul viisil. Medvedev möönis, et ühtse nõukogude rahva mudel kukkus varem kokku, kuigi ta ei süüdistanud nimeliselt kunagist USA presidenti Ronald Reaganit, kes teatavasti oli selle tragöödia eest suurelt osalt vastutav. Ta vaid nentis, et see kokkukukkumine oligi kõige kurvem, mida on võimalik ette kujutada. Medvedev arvas aga, et ei peaks häbenema tagasi toomast ideid, mis hakkasid jälle rahvaid ühendama. Samas vaimus tegi Putin ettepaneku Euraasia Liidu loomiseks, mis on ilmselgelt kantud ideest jälle allutada varem Nõukogude Liidule allutatud rahvad. Varem pidi Stalin kasutama ühise õnneliku Nõukogude rahva loomiseks massilist sõjajõudu ja selliseid mitte ühineda tahtvate rahvaste veenmise meetmeid, mille abil likvideeriti mitmekümneid miljoneid tõrksaid inimesi. Samu meetmeid polegi tänapäeval enam vaja kasutada, sest nagu näha Eestis, kannavad Stalini suursaavutuse tagajärjed ikka veel vilja. Kuigi Eesti riigikaitsejuhid on vaprad, nagu nähtub nende arvukatest aumärkidest, pole nad õnneks vaevunud 20 iseseisvusaasta jooksul luua riigikaitseks rohkem kui ühe jalaväebrigaadi. Rootsi kaitseuuringute keskuse andmetel pole ka see lahinguvõimeline. Seetõttu polegi vaja karta, et Eesti riigikaitsjad tekitaksid ülevõtmise puhul asjatuid segadusi. Kaitseväe ülemal kindral Laaneotsal on selline kindel peidupaik, kus isegi ta teabeohvitser teda üles ei leia, kui tülinorijad ajakirjanikud tahavad talle Kaitseväe riigihangete seaduste rikkumiste kohta küsimusi esitada. Kui ta seal ülevõtmise ajal vaikselt redutab, on lootust, et ta endised Punaarmee kaasvõitlejad talle vähemalt ta endise polkovniku aukraadi taastab.